selliste dekoratiivsete paelte punumiseks saab suurepäraselt ära kasutada siis kodus leiduvaid materjale, näiteks vanu trennisärke, vanu voodilinu ja nüüd me näitamegi mõned lihtsad variandid, kuidas vanadest teesärkidest kõige vähema vaevaga saaks sellist toredat punumismaterjali. Kõigepealt me muidugi lõikame särkide seest ära need firmasildid ja muud lipikud ja kõige lihtsam variant on lõigata siis spiraalselt, püüdes hoida seda enam-vähem ühtlast, seda riba, mida me siit särgi küljest lõikame ja saame sellise vahva ümariku materjali. Ma kohe näitan, kuidas see materjal siis natuke sikutades läheb, muutub selliseks ümaraks lindiks, millest saab suurepäraselt siis punuda paelu. Ja Pihla näitab nüüd sellist teist trikki, mismoodi ribastada teesärki paela punumiseks. Ehk siis teesärgi paneme sirgelt lauale ja lõikame mõlemad pooled korraga, jättes siit ühest otsast 2 cm kinni. See on selline hästi mugav variant, 2 kärbest kohe ühe hoobiga saab kohe poole kiiremini. Nii, kui meil on terve teesärk ära ribastatud, siis võtame siit selle ühenduskoha ja nüüd diagonaalselt lõikame lahti. Nii, lõika üks veel, kus asi käib. Ja ongi meil selline tore pikk trikotaažiriba, millest saab suurepäraselt dekoratiivpaelu punuda. Kui teil on kodus vanu padjapüüre, vanu voodilinu, no miks mitte ka laudlinu, siis ka sellisest materjalist saab väga lihtsa vaevaga teha paela punumismaterjali. Ehk siis käristame. Materjalid, mis kärisevad, ei ole vaja aega raisata lõikamise peale. Ja jätame jälle siit otsast natukene kinni, lõikame väikese tüki siit ja käristame teistpidi. Ja ka selline tore materjal sobib siis suurepäraselt paelte punumiseks. Ehk siis samaaegselt hoiame loodust, taaskasutame materjali ja punume paelu. Nendest teesärkide lõikamisest ja laudlinade ribastamisest jääb ju järgi terve hulk selliseid natuke nagu tolguta juppe. Tegelikult saab ka need kõik kenasti ära kasutada, sest traditsiooniliselt on moes olnud paeltele lisada siis selliseid naru või närututte, kus just kasutatagi ära kõik võimalikud jäägid. Et kui on jäänud selliseid toredaid sitsiribasid või kuskilt kleidi õmblemisest jupike tülli, siis nüüd on see koht, kus me saame seda kenasti pruukida. Me võtame oma paela ja paneme siia otsa sellise sõlme. Sellest saab meie tuti sisu. Nüüd korjan siit erinevaid ribasid, ühe paraja peotäie. Nii. Ja panen ümber selle sõlme. Ilusti jagan nad ühtlaselt ära ja nüüd kas siis sama kaltsuribaga või mina seon praegu lõngaga, siit sõlme pealt seome kõvasti kinni, et need vahvad sitsiribad meil siit lõikama ei pistaks. Natuke raputada ja ongi meil selline tore kaltsututt valmis. Teine variant panna paelte otsa kaltsututte on siis jagada need olemasolevad lõngad nüüd 2. Siin peab arvestama sellega, et enne paela päris lõpuni punumist jätame natuke ruumi ja paneme selle sõlme peale siis mõlemale poolele. Nüüd võtan jälle peotäie rõõmsaid kaltsuribasid ja panen siit tekkinud silmusest läbi. Ja taas leian mingi toreda kaltsuriba või lõngajupi ja seon taas siis, aga seekord siis allapoole sõlme selle kinni. See nüüd meenutab natuke traditsioonilisi säärepaela tütte. Ja valmis ta ongi nagu nipsti.